Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Portugali MM-ralli laupäevane päev on lõppenud ja oli see vast päev. Õigeks ralli kihutamiseks seda võib-olla nimetada ei saa, rohkem oli tegemist mudaralliga, kus ilmastikuolud vaheldusid, kord sadas paduvihma, kord paistis päike, kord tuli äikest, rahet, üldiselt kõike, mis taevast tulla saab, seda ka alla tuli ja rallimehed pidid selle kõigega hakkama saama, teed muutusid kohati väga libedaks, vahed läksid väga suureks, kord üllatas üks paremates oludes, kord teine, aga sellise kogemuste ja oskuste pealt selle rallipäeva järel WRC-sarjas liider siis Portugali rallil Sébastien Ogier, kes korraks langes küll liidri kohalt ära, kui Oliver Solberg üllatas ühel kiiruskatsel, aga pärast teisel ringil Ogier tegi just kõige keerulisemates oludes konkurentidega selge vahe sisse ja nüüd ta juhib enne pühapäevast päeva Thierry Neuville ees 21,9 sekundiga. Kolmandal kohal on Sami Pajari, kes kaotab Ogier'le 25,8 ja korraks siis ka liidri kohta nautinud Oliver Solberg on neljas kaotusega 49,1 sekundit. Meie mehed Robert Virves ja Romet Jürgenson sõitsid siis Rally 2 arvestuses. Mõlemal mehel oli juba neljapäevast katkestamine all ja suuri kohti siin ei püütud. Pigem käis võitlus sellega, et auto tervena finišisse tuua ja vaatamegi nüüd, mida Robert Virves sellest mudarallipäevast rääkis. Robert Virves, mudarallipäev on tehtud, et kirjelda natuke, mis seal raja peal siis toimus, eriti vist teisel läbimisel olid olud väga hullud. Jah, päris muutuv oli ja selle võrra oli ka nii-öelda ebaühtlased olud sõitjate vahel. Et jah, pärastlõunal läks päris hulluks, et kohati oleks paadiga, ma arvan, lihtsamalt olnud sõita. Mis katsel teie kõige rohkem pihta saite Kozjakoga, et selles mõttes need vaheajad erinesid kardinaalselt sõltuvalt katsest ja nii-öelda kellaajast? Ma ei mäleta, et teise ringi esimesel vist äkki oli umbes täpselt nii, et enne meid üks-kaks autot enne tuli ma arvan kõige hullem pihm, mis me nägime, kus siis peaaegu tuli seisma jääda. Siis järgmisel katsel ka vist oli päris hull. Kui palju sai sellistes oludes legendi usaldada, et hoog oli hoopis teistsugune, kui see muda peal sõidad, kui kirjutatud oli või kui palju te pidite sättima ja kohendama seda? Ei, selles olus pole nagu legendiga midagi teha, et seal eriti selle rehviga, et kohati jalakäija kiirusel on tükk tegu, et lihtsalt tee peale jääda. Nii tagant startides, nagu täna tulite, et kui katki need teed seal lõpuks olid? See kõige pikem katse, siis ringi teine. See, seal lõpuosa läks katki. See vist oli eelmine aasta ka, aga kui sealt, circa 8 kilti välja jätta, siis oli minu arust üllatavalt okeis seisusteed, arvestades palju autosid on. Kas sellistes oludes sõitmine mingit mõnu ka pakub või see on kannatamine, et saaks ükskord juba läbi? Kui sul ikka vihm on selline, et sa füüsiliselt ei saa sõita, see on mõttetu, et võistlusolukorras on see ka nõme, et kui sul see tulebki täpselt pool minutit saad seda vihma ja sul on selle ajaga oled minuti juba kaotanud, et see kindlasti midagi nauditavat polnud, aga siis mingid katsed olid päris huvitavad ka, et kus olud olid nagu libedad ja oli põnevus ka. Kuidas homme paistab, et jutud räägivad, et tuleb vist enam-vähem sarnane päev nagu täna, või? Ma ei tea veel, ma ei viitsi väga varakult ennast kurssi viia nende asjadega, sest reeglina kipub see vastupidi olema. Et ma vaatan viimasel hetkel, aga homme on päris lahedad katsed, ma
loodaks, et saaks hea oluga nüüd sõita, aga vaatame. No Virvase muljad kuulatud, kohe suundume Romet Jürgensoni juurde ja vaatame, mida tema siis arvas mudas kihutamisest, millist mõnu või mitte mõnu ta sellisest päevast tundis. Ülipikk päev selle taga, kuidas mudaralli nii-öelda meeldis? Ja mingid rahvaralli ajad tulid meelde, kui seal alustasime kunagi, ma ei mäleta, mis täpne ralli oli, Haapsalu rahvaralli äkki, seal oli ka niisugune sarnane muda hunnik, et huvitav. Aga mida sellistes oludes, ütleme, rallisõitjana mõtled, et kihutada ju ei saa, et eesmärk on ainult teel püsida või mis su peas käib sel hetkel? See oleneb, kus sa oled, et meie positsioonis, ma arvan, Robil oli suht sama lugu, et ega meil millegi nimel võidelda ei ole ja siis seal suruda selles kohas on nagu üsna, ütleme, et võimatu, eriti jah, siin selles Portugali mudas, et see on kuidagi väga niisugune on-off, et on ja ei ole ja kui ei ole, siis oled puu otsas ja nii on. Kuidas võrreldes Keeniaga, mis on ka kohati väga mudaralli, et kuidas täna võrreldes, ütleme, Keeniaga oli näiteks? See mingi katse meenutas väga seda Keenia esimest katset, et kusjuures oli jah, selles mõttes sarnane, üsna rahv ka ikkagi, mingid kivid tulid välja, aga jah, pigem ma unustaks selle päeva ära suures plaani. No võib öelda, et see on kasutu päev, et kui oleks saanud, ma ei tea, autot proovida nii ja naa, siis sellistes oludes pole midagi proovida ka vist, et lihtsalt pikk päev ja kasutu päev. No jah, selles mõttes, kui kunagi vihma niimoodi tuleb, eks siis midagi teab, aga ei suures plaanis küll. Kas homme tuleb midagi sarnast? No jälle siuke, et on ja ei ole, et ei tea, eks näis. Rally 2 arvestuses juhib laupäeva õhtuks Teemu Suninen, aga seal käib väga pingeline heitus. Johan Solans kaotab talle kõigest 0,9 sekundit ning kolmandal kohal on Nikolai Gräzin, kes kaotab Suninenile 15,2 sekundit. Pühapäeval sõidetakse 4 kiiruskatset. Loomulikult lõpetab ralli legendaarne Fafé hüppe ja punktikatse, nii et põnevat kihutamist on oodata. Mis ilm ees ootab, seda ka täpselt ei tea. On räägitud, et tuleb palju vihma, samas on ka prognoose, et vihma nii palju ei tule. Seda näitab siis päev, nii nagu täna. Kord oli nii, kord naa, nii et tuleb kindlasti huvitav ralli lõpupäev.